Alates sellest ajast kuni tänaseni on Bermuda kolmnurk endiselt salapäraga ümbritsetud. Selle kohta on ilmunud palju erinevaid lugusid, kuid siiani pole selle salapärase koha kohta veel konkreetset seletust. Tegelikult on see olnud aastakümneid müsteeriumite keskpunktiks, kus on kadunud laevad, lennukid ja inimesed, kes näivad olevat lihtsalt jäljetud kadunud ilma selge seletuseta. Aga kui tõelised need legendid siis ikkagi on? Enne kui räägime kummalistest juhtumitest, peame kõigepealt aru saama, mis asi Bermuda kolmnurk tegelikult on. Levinud arvamuse kohaselt on see osa Põhja-Atlandi ookeanist, mis asub Bermuda, Puerto Rico ja Ameerika Ühendriikide idaranniku vahel. Üllatav on see, et sellel alal pole tegelikult ametlikke piire. Isegi selle täpses ulatuses pole eksperdid siiani üksmeelele jõudnud. On hinnanguid, mis ütlevad, et see ulatub üle 500 000 ruutmiili. Samas usuvad mõned, et see ala on veelgi suurem. Seetõttu on raske kindlaks teha, mitu õnnetust või kadumist on tegelikult toimunud niinimetatud Bermuda kolmnurga sees. Aja möödudes muutuvad ka piirid, mida erinevad kirjanikud ja uurijad kasutavad. Seetõttu lisatakse mõned juhtumid, mis varem ei kuulunud Bermuda kolmnurga alla, hiljem selle loo juurde. Siiski on üks asi, mida ei saa eitada. Paljude sajandite jooksul on selles ookeani piirkonnas toimunud palju sündmusi, mis on viinud ühe suurima mõistatuse tekkimiseni kaasaegses ajaloos. On märkimisväärne, et juba enne termini Bermuda kolmnurk tuntuks saamist oli selles piirkonnas juba teateid kummalistest kogemustest. Üks varasemaid andmeid pärineb Christopher Columbuse 1492 aasta merereisilt. Kui ta ületas Atlandi ookeani teel uude maailma, kirjutas ta üles oma tähelepanekud. Kompassi ebatavalise käitumise ja kauguses nähtud tulede kohta, mida tema meeskond väidetavalt märkas. Pole selge, mida nad tegelikult nägid. Võimalik, et need olid lihtsalt looduslikud nähtused. Kuid sajandite möödudes on need lood saanud osaks kasvavast legendist Bermuda kolmnurga kohta. Samal ajal asub see piirkond ka ühel maailma kõige tihedamalt kasutatavatest laeva- ja lennukiteedest. Iga päev läbib seda piirkonda tuhandeid ja tuhandeid mere- ning õhusõidukeid. Suure liikluskoormuse tõttu pole üllatav, et aeg-ajalt juhtub siin ka õnnetusi. Kuid paljude jaoks ei piisa sellest lihtsast seletusest. Kuidas sai Bermuda kolmnurk endale maine kui üks kõige hirmutavamaid paiku planeedil? Miks leitakse siit laevu, kus pole ühtegi inimest pardal? Miks on lennukeid, mida pole enam kunagi nähtud ja miks arutletakse siiani selle üle, kas ookeani all on peidus veelgi sügavam saladus? Selles videos uurime lähemalt mõningaid Bermuda kolmnurga kõige kuulsamaid legende. Samuti uurime, millistel teooriatel on teaduslik alus ja millised on lihtsalt kujutlusvõime vili. Alates kummalistest ilmastikutingimustest kuni legendideni kadunud tsivilisatsioonidest hakkame samm-sammult avama ühe kaasaegse maailma kõige kauem kestnud müsteeriumi. Aga enne kui alustame, ära unusta sellele videole meeldimist panna, see on meile sisuloojatele suureks abiks. Suur aitäh ja nüüd alustame! Neile, kes ei tea, mida rohkem levivad lood Bermuda kolmnurgast, seda enam jääb üks asi silma. Mida rohkem me minevikku tagasi läheme, seda rohkem tuleb ka teateid kummalistest juhtumitest selles piirkonnas. Kuid mitte kõik lood ei ole tõendite poolest võrdselt kaaluka tähtsusega. Üks sagedamini mainitud allikaid teadlaste seas on Christopher Columbuse märkmed tema ajalooliselt merereisilt aastal 1492. Tema päeviku tõlgitud osade järgi märkas tema meeskond mõnel korral kompassi ebatavalist täitumist. On ka teateid väikese valguse kohta, mida nad nägid kauguses Atlandi ookeanil seilates. Tänapäeval võiksime arvata, et sellised tähelepanekud on täiesti tavalised. Kuid mõelgem tolleaegsele olukorrale. Polnud veel kaasaegseid navigatsioonisüsteeme, polnud satelliite ja Euroopal oli väga vähe teadmisi maailma teisel pool asuvast avarast ookeanist. Ja kõik, mida ei suudetud seletada, muutus kergesti legendide osaks. Sajandite möödudes kasvas Bermuda maine kui ohtlik paik veelgi tugevamaks. 1600ndate alguses sattus Inglise laev nimega Sea Venture tugeva tormi kätte Bermudade lähedal, olles teel Jamestowni kolooniasse. Laev purunes ja selle pardal olnud inimesed olid sunnitud saarele randuma. Saarel ei juhtunud ühtegi salapärast kadumist, kuid see juhtum lisas Bermudadele mainet kui kohale, kust on raske pääseda, kui loodus vihastab.
On ajaloolasi, kes usuvad, et see juhtum inspireeris Shakespeare'i kuulsat näidendit Torm. Kuigi seda pole täielikult tõestatud, näitab see siiski, kui sügav oli Bermuda mõju inimeste kujutusvõimele tol ajal. 19. sajandiks hakkas levima üks tuntumaid lugusid, mis on seotud Bermuda kolmnurgaga. See on kaubalaeva Ellen Austini legend. Populaarse looversiooni kohaselt kohtas laev Atlandi ookeanil sõites väidetavalt hüljatud laeva. Meeskonda polnud, samuti polnud selget seletust, miks see maha jäeti, kuid laev oli endiselt kaupa täis. Väidetavalt saatis kapten mõned meeskonnaliikmed hüljatud laevale, et see nende sihtkohta tagasi tuua. Kuid pärast tugevat tormi kaotasid nad selle laevaga kontakti. Kui see uuesti leiti, polnud sees enam ühtegi inimest. Pärast seda, legendi järgi, saatsid nad väidetavalt uuesti meeskonnaliikmeid, kuid teisel korral kadus laev koos pardale läinud inimestega lõplikult. See kõlab tõeliselt õõvastavalt, aga siin muutubki oluliseks erinevus legendi ja ajaloo vahel. Vereajaloolaste ja vanade laevandusregistrite uurimisel ei ole olemas kindlaid tõendeid, mis kinnitaksid, et selle loo kogu versioon juhtus nii, nagu seda tänapäeval räägitakse. Tõsi on, et tol ajal sõitis Atlandil laev nimega Ellen Austin, kuid paljud NNN kummituslaeva juhtumi üksikasjad ilmusid alles hilisemates kirjeldustes ja nende algne päritolu ei ole selge. Teisisõnu, see võib olla pigem osa mere folkloorist kui kinnitatud ajaloost. Kuid isegi kui on lugusid, mida ei saa täielikult tõestada, on ka kadumisi, mis on tõesti juhtunud ja dokumenteeritud. Üks suurimaid näiteid on USS Cyclops. 1918. aastal märtsis esimese maailmasõja haripunktis lahkus see tohutu Ameerika Ühendriikide mereväe laev Lõuna-Ameerikast. Pardal üle 300 inimese ja tuhandete tonnide mangaani maagiga, mida kasutatakse terase tootmisel. Cyclops oli tol ajal üks USA sõjaväe suurimaid kaubalaevu, kuid teel Baltimoori kadus see ootamatult. Ei olnud hädasignaali, ei leitud vrakki, ei olnud ühtegi ellujäänud tunnistajat. Kuni tänaseni on see üks suurimaid laevakadu Ameerika Ühendriikide mereväe ajaloos, mis ei olnud otseselt põhjustatud lahingust. Ja just siin hakkas Bermuda kolmnurk saama tõsisemat tähelepanu. See ei olnud enam lihtsalt meremeeste jutt või põlvest põlve edasi antud legend. On olemas tõelised juhtumid, mis on ajalukku kirja pandud. Sündmused, mis isegi aastakümneid pärast nende toimumist, on endiselt küsimusi, millele pole täielikult vastatud. Kuid suurem küsimus on see, kas Bermuda kolmnurgas tegutseb tõesti mingi eriline jõud. Või on need müsteeriumid lihtsalt äärmuslike ilmastikutingimuste kombinatsiooni tulemus. Tugevad merelained, inimlikud eksimused ja legendid, mis on aja jooksul kasvanud ning põlvest põlve edasi antud. Mida sügavamale me oma uurimisega läheme, seda raskem on eristada, millised on tõelised tõendid ja millised lood on saanud osaks merelegendidest. Sellest hoolimata, kui on üks juhtum, mis tõeliselt pani Bermuda kolmnurga mainele suure pitseri, siis see on USS Cyclopsi kadumine. Hoolimata ulatuslikust otsingust näib, et ookean neelas kogu laeva lihtsalt alla. Seetõttu jääb USS Cyclopsi kadumine tänaseni üheks suurimaks lahendamata meremüsteeriumiks USA mereväe ajaloos. Isegi tollane president Woodrow Wilson tunnistas, et keegi peale mere enda ei tea, mis tegelikult juhtus. Müsteerium süvenes veelgi, kui mitu aastakümmet hiljem kadusid samal marsruudil veel 2 Cyclopsiga seotud laeva. Kuigi on olemas teooriad, mis väidavad, et tegemist võis olla konstruktsiooniprobleemide või halva ilmaga, pole endiselt ühtset vastust, mida kõik aktsepteeriksid. Kui selliseid juhtumeid aina lisandus, hakkas avalikkuse teadvuses kujunema arvamus, et selles ookeani piirkonnas võib tõesti midagi kummalist toimuda. Kuid arutelu keskmes polnud ainult laevad. 1940-ndateks hakkasid ka lennukid seostuma kasvava Bermuda kolmnurga legendiga. Üks kuulsamaid juhtumeid oli lennu 19 kadumine 1945. aasta detsembris. See koosnes 5 USA mereväe sõjalennukist, mis sooritasid vaid tavapärast treeningmissiooni Floridast. Tavaline treening, mida piloodid olid juba tuhandeid kordi teinud. Kuid õhus olles hakkas lennujuht segadusse sattuma nende asukoha suhtes. Salvestatud sideandmete kohaselt oli neil raske kindlaks teha, kus nad asuvad ja mis suunas peaksid tagasi pöörduma. Kui olukord halvenes, hakkas ka nende kütus otsa saama. Mõne tunni pärast, kui side oli katkenud, ei nähtud neid enam kunagi. Juhtum muutus veelgi salapärasemaks, kui kadus ka päästelennuk, mis saadeti neid otsima.
Koos sellega kadus ka selle meeskond. Mitme päeva jooksul viis sõjavägi läbi ulatusliku otsinguoperatsiooni, kuid nad ei leidnud midagi. Selget tõendit, mis suudaks lennukite kadumist seletada. Seetõttu sai lend 19 üheks enim kasutatud näiteks nende seas, kes usuvad Bermuda kolmnurga müsteeriumisse. Kuid kaasaegsete lennundusajaloolaste analüüside kohaselt võis tragöödia põhjuseks olla navigatsiooniviga, halb ilm, piiratud kütus ja mereolud. Siiski, kuna vrakki tol ajal kohe ei leitud, jätkusid spekulatsioonid. Aastakümnete jooksul ei lõppenud kadumiste seeria sellega. 40ndate lõpus kadusid 2 erinevas juhtumis 2 British South American Airwaysi reisilennukit. Kui nad lendasid Atlandi piirkonnas, mida sageli seostatakse Bermuda kolmnurgaga, oli esimene Star Tiger, järgnes Star Ariel. Mõlemal juhul ei suudetud kohe kadumise täpset põhjust kindlaks teha. Selle tõttu lisandus veel üks juhtum nende sündmuste nimekirja, mida kasutatakse Bermuda kolmnurga legendi toetamiseks. Kui nende lugude arv kasvas, toimus üks oluline muutus. Saladus sai endale nime. 1964 aastal kasutas üks Ameerika kirjanik terminit Bermuda kolmnurk artiklis, mis seostas erinevaid laevade ja lennukite kadumisi Atlandi ookeani laias piirkonnas. Esimest korda tundus, et moodustus suurmõistatus. Sajandite jooksul toimunud eraldiseisvad õnnetused ühendati üheks looks. Ja kuna paljudele neist juhtumitest polnud selget vastust, levis avalikkuse huvi kiiresti. See oli ka külma sõja aeg, saladuslike projektide ajastu. Vandenõuteooriate ajastu. Aeg, mil paljud inimesed uskusid, et valitsus ja sõjaväeorganisatsioonid varjavad midagi. Seetõttu pole ime, et paljud inimesed uskusid kohe, et nende kadumiste taga võib olla veelgi sügavam põhjus. 70ndatel hakkasid ilmuma raamatud, mis pakkusid erinevaid seletusi. Mõned väitsid, et see on seotud kadunud Atlantis tsivilisatsiooniga. Teised pakkusid välja kummalisi magnetilisi nähtusi, salajast tehnoloogiat või isegi teiste planeetide olendite mõju. Selleks hetkeks polnud Bermuda kolmnurk enam lihtsalt merenduslik mõistatus. Sellest oli saanud ülemaailmne fenomen, legend, mis segab tõelist ajalugu. Lahendamata kadumised, teadus, spekulatsioonid ja inimeste kujutlusvõime. Ja mida rohkem raamatuid, dokumentaalfilme ja saateid selle kohta ilmub, seda hägusemaks muutub piir tõestatud tõe ja lugude vahel, mis on tekkinud vaid hirmu ja müsteeriumi tõttu. Nüüd, kui Bermuda kolmnurk kogu maailmas kuulsust kogub, kasvab kiiresti ka teooriate hulk, mis püüavad seda seletada. Ja siin hakkas jutt eemalduma teadusest ning sisenes legendide, paranormaalsete lugude ja ulmemaailma. 70ndatel said mõned raamatud, mis andsid Bermuda kolmnurga kadumistele veelgi kummalisema tõlgenduse tõelisteks bestselleriteks. Üks kuulsamaid autoreid oli Charles Berlitz, kes esitas teooriaid, mida võib siiani sageli kuulda internetis ja dokumentaalfilmides. Tema kirjutiste kohaselt võib Bermuda kolmnurk olla seotud kadunud Atlantise tsivilisatsiooniga. Mõned tema ideedest viitavad jõududele, mida kaasaegne teadus ei suuda seletada. On neid, kes arvavad, et seal võivad olla portaalid teistesse dimensioonidesse. Mõned usuvad, et piirkonnas võib olla maavälist tegevust. Ja on ka teooriaid, mis väidavad, et seda piirkonda kasutatakse tulnukate poolt inimeste röövimiseks. Tegelikult on need ideed avaldanud väga suurt mõju popkultuurile. Isegi filmides ja telesaadetes kujutatakse Bermuda kolmnurka sageli kui kohta, kus inimesed kaovad tulnukate või meie arusaamast kaugemate jõudude tõttu. Kuid kuigi sellised lood on meelelahutuslikud, läksid teadlased hoopis teist teed. Selle asemel, et otsida vastuseid Atlantise või tulnukate juurest, uurisid nad ilmaandmeid, ookeanivoolusid, navigatsioonisüsteeme ja õnnetusaruandeid. Ja mida rohkem andmeid kogunes, seda enam hakkas ilmnema üks palju lihtsam seletus. See, et seletus on lihtne, ei tähenda, et see oleks vale. Sageli on kõige lihtsam vastus tõele kõige lähemal. Üks sagedamini mainitud teema on navigatsiooniprobleemid. Paljud inimesed usuvad, et Bermuda kolmnurgal on kompassidele mingi kummaline mõju. See uskumus pärineb parajaste maadeavastajate teadetest ja mõningatest kadunud lennukite juhtumitest. Kuid geofüüsikute sõnul on sellel olemas loomulik seletus.
Magnetiline põhi ja geograafiline põhi ei asu täpselt samas kohas. Seetõttu peavad navigaatorid suuna määramisel arvestama niinimetatud magnetilise deklinatsiooniga. Maailma eri osades see erinevus muutub. Kui arvutus on vale või navigatsiooni andmeid ei parandata, võib laeva või lennuki marsruut järk-järgult kõrvale kalduda, ilma et seda kohe märgataks. Kuid siin on üks oluline detail. Bermuda kolmnurk ei ole selles nähtuses ainulaadne. See juhtub paljudes kohtades planeedil. Lisaks sellele tunnevad kogenud piloodid ja kaptenid seda kontseptsiooni väga hästi. See on osa nende väljaõppest ja igapäevasest tööst. Seega enamiku ekspertide jaoks ei piisa kompassi teooriast, et seletada kõiti kadumisi. Tõenäolisem on, et kokku langeb mitu tegurit ja üks tähtsamaid tegureid on ilm. Kui kaardilt vaadata, siis Bermuda kolmnurk asub piirkonnas, mida troopilised tormid ja orkaanid regulaarselt läbivad. Atlandi orkaanihooaeg toob igal aastal kaasa mõned maailma kõige tugevamad tormid. Isegi tänapäeval, mil on olemas satelliitjälgimine ja arenenud ennustussüsteemid, suudavad need tormid siiski põhjustada suuri kahjusid. 2024 aastal põhjustasid mitmed tugevad tormid Atlandil ulatuslikku kahju erinevates Kariibi mere piirkondades ja Ameerika Ühendriikide kaguosas. See näitas, et isegi kaasaegse tehnoloogia ajastul jääb see piirkond väga ohtlikuks, kui tugevad tuuled, hiiglaslikud lained ja kiire ilmamuutus kokku satuvad. Ja kui seda on praegu raske taluda, oli see veelgi ohtlikum vanade laevade ja esimese põlvkonna lennunduse ajal. Eset avarat ookeani piisab mõnikord vaid mõnest tunnist tugevast tormist, et laev kaoks, ilma et oleks võimalust hädasignaali saata. Kui see uppub Atlandi sügavustesse, ei pruugi selle jäänuseid enam kunagi leida. Siit hakkabki kujunema pilt, mida uurijad on juba ammu otsinud. See ei ole mingi müstiline jõud, ei ole portaal ega ka tulnukate salajane baas, vaid ohtliku ilma, tugevate lainete, keeruliste navigatsiooniprobleemide ja tohutu ookeani kombinatsioon, mis suudab tõendeid aastateks peita. Ja mida rohkem teaduslikke uuringuid tehakse, seda lähemale jõuame võimalusele, et Bermuda kolmnurga suurim saladus ei ole see, mis siin peidus on, vaid kui lihtne on inimestel muuta vastuseta tragöödiad legendideks. Kui räägitakse Bermuda kolmnurgast, keskendutakse sageli kadunud laevadele ja lennukitele, kuid on veel üks oluline küsimus, mida tuleks küsida. Kui seda ei põhjusta tulnukad, kadunud tsivilisatsioonid ega mingid paranormaalsed jõud, siis mis on tegelik põhjus, miks selles piirkonnas on juhtunud nii palju õnnetusi? Üks vastustest, mida ookeanograafid sageli annavad, on ookeani enda jõud. Atlandi ookeani keskel tekivad mõnikord niinimetatud hiidlaineid. Need on hiiglaslikud lained, mis on palju suuremad, kui meremehed tavaliselt ootavad. Uuringute kohaselt on sellised lained tõepoolest olemas ja need on kaasaegsete instrumentidega registreeritud. On olnud juhtumeid, kus mõne hiidlaine kõrgus ulatub üle 30 meetri. Kujutage ette peaaegu 10-korruselist hoonet, mis tabab keset merd ootamatult laeva. Vananenud laevade jaoks, millel puuduvad kaasaegsed ilmaprognoosisüsteemid, piisab ühest sellisest juhtumist, et põhjustada katastroofi. Kuid lained ei ole ainsad väljakutsed selles Atlandi ookeani osas. Teine oluline tegur on golfi hoovus. Ameerika riikliku ookeani ja atmosfääri administratsiooni ehk NOAA andmetel on golfi hoovus üks maailma tugevamaid ookeanivoolusid. See läbib läänepoolset piirkonda, mida sageli seostatakse Bermuda kolmnurgaga. Tänu selle voolu kiirusele võib see kiiresti kõrvale juhtida laeva algselt kursilt, kui navigaator ei arvuta õigesti. Veelgi olulisem on see, et kui juhtub õnnetus, võib Gulfstream kiiresti viia kõik rusud või vrakitükid sündmuskohast eemale. Seetõttu võib mõnel juhul, isegi kui on toimunud õnnetus, olla otsingumeeskondadel raske selle jälgi kiiresti leida. Aastate jooksul on ilmunud ka teisi teaduslikke teooriaid. Üks neist on metaanigaasi hüpotees. Me teame metaani kui kasvuhoonegaasi, kuid selle suuri ladestusi on maetud ka merepõhja alla erinevates maailmapaikades. 2016 aastal avastasid Norras töötavad teadlased suured kraatrid merepõhjas, mis arvatakse olevat tekkinud metaani vabanemise tõttu setetest merepõhjas. Sellest lähtuvalt on mõned inimesed oletanud, et sarnane protsess võib toimuda ka Bermuda kolmnurgas.
idee seisneb selles, et kui merepõhjast vabaneb korraga suur kogus metaani, võib veetihedus väheneda ja laeval muutub raskemaks pinnal püsida. Kontseptsioon on huvitav, kuid on üks oluline detail. Puuduvad tugevad tõendid, mis näitaksid, et see on Bermuda kolmnurgas toimuvate kadumiste põhjus. Paljud teadlased ütlevad, et see jääb endiselt hüpoteesiks ning seda pole veel tõestatud kui ühegi suurema juhtumi peamine põhjus selles piirkonnas. Ja siin jõuamegi vestluse kõige olulisema osani, mida ütlevad tegelikud andmed. Kui me jätame kõrvale legendid, filmid, romaanid ja vandenõuteooriad, jäävad alles ainult mere- ja lennuõnnetuste registrid. Ja mereuurijate ja ohutusorganisatsioonide analüüside kohaselt ei ole tõendeid, mis näitaksid, et Bermuda kolmnurgas kaob rohkem laevu või lennukeid kui teistel maailma tihedalt kasutatavatel mereteedel. Tegelikult on enamik selle piirkonna õnnetuste põhjustest samad, mis mujal planeedil. Halb ilm, inimlik eksimus, mehaanilised rikked, navigeerimisvead ja looduslikult ohtlikud mereolud. See on põhjus, miks paljud kaasaegsed eksperdid usuvad, et tõeline müsteerium puudub. Bermuda kolmnurga müsteerium ei seisne selles, miks siin midagi kaob, vaid selles, kuidas üksikute õnnetuste seeriast sai nii suur legend. Üle sajandi on raamatud, ajakirjad, filmid ja meediaraportid põiminud erinevaid juhtumeid, kuni kujunes välja pilt paigast, mis justkui oleks erilise needusega. Kuid kui tõendeid vaadata kainelt ja teaduslikult, ilmneb hoopis teistsugune pilt. See ei ole üleloomulik paik. See ei ole portaal teise dimensiooni, see ei ole ka tullukate territoorium. See on lihtsalt osa Atlandi ookeanist, kus on keeruline ilm. Tugevad lained, kiire vool ja tohutu avameri, mis suudab õnnetuste jälgi aastaid varjata. Ja võib-olla ongi see loo kõige hämmastavam osa, sest see näitab, et mõnikord pole suurimad mõistatused mitte merepõhjas, vaid selles, kuidas me loome kogemustest legende. Sündmused, mida me ei suuda kohe seletada. Ja siin muutub Bermuda kolmnurga tõeline pilt selgemaks. Kui vaatame legende, tundub see olevat piirkond, kus laevade ja lennukite kadumine on tavaline. Kuid kui uurime aastakümnete jooksul kogutud tegelikke andmeid, ilmneb hoopis teistsugune lugu. Meresõiduohutuse maailmas on üks lihtne küsimus väga oluline. Kas Bermuda kolmnurk on tõesti ohtlikum kui teised planeedi piirkonnad? Praegu ei ole veel ühtegi tõendit, mis toetaks seda ideed. Erinevate merendusorganisatsioonide ja ohutusasutuste analüüside kohaselt ei ületa selles piirkonnas aset leidvate õnnetuste arv oodatavat taset piirkonnas, kus liigub igal aastal nii palju laevu. Tegelikult on enamikul kaasaegsetest kadumistest ja õnnetustest seletused, mida võib sageli näha ka mujal maailmas. Halb ilm, tugevad tuuled, tugevad lained, navigatsioonivead, mehaanilised rikked ja inimeste tehtud otsused rasketes tingimustes. Sama ilmneb ka lennundusandmetes. Kui uurida lennuõnnetusi selles piirkonnas, selgub, et paljud juhtumid on toimunud kas õhku tõusmisel või maandumisel, mitte aga lennu keskel, kuhu legendid sageli müsteeriumi keskme paigutavad. Tuntud lend 19 puhul viitavad paljud kaasaegsed analüüsid navigatsioonilisele segadusele ja inimlikule eksimusele. Salvestatud suhtluse põhjal ilmneb, et rühmajuht hindas oma asukohta valesti. Selle tõttu võisid nad jätkata vales suunas, samal ajal kui nende kütus tasapisi otsa sai. See ei ole paranormaalne ega ka üleloomulik. See on tragöödia, mis võib olla põhjustatud vigadest, mis juhtuvad isegi kogenud pilootidega. Ja kui rääkida ilmast, siis on raske alahinnata selle mõju sellele piirkonnale. Bermuda, Florida, Puerto Rico ja suur osa Kariibi merepiirkonnast kuuluvad nende alade hulka, mida troopilised tormid ja orkaanid regulaarselt tabavad. Paljude põlvkondade jooksul on Atlandi basseini üle käinud tuhanded tormid. Isegi tänapäeval, kui meil on satelliidipildid, ilmaradarid, tehisintellektil põhinevad ennustussüsteemid ja reaalajas jälgimissüsteemid, suudavad need tormid siiski põhjustada tõsist kahju kogukondadele, laevadele ja lennukitele. Kui nende mõju on tänapäeval nii suur, on lihtne mõista, miks juhtus varem, kui kaasaegset tehnoloogiat veel polnud, nii palju õnnetusi. Võib-olla on see osa loost, mis sageli kahe silma vahele jääb. Selleks, et midagi kaoks, ei pea mere all olema tullukate baasi. Ei pea olema portaali teise dimensiooni, ei pea olema needust.
mõnikord piisab tugevate tormide, suurte lainete ja avara ookeani kombinatsioonist. Ja ühest väikesest navigeerimisveast piisab, et tragöödia juhtuks. Ja mida rohkem me õpime ookeani ja atmosfääri kohta, seda paremini mõistame, miks Bermuda kolmnurga legend tekkis. Tõelised õnnetused juhtuvad. Tõelised inimesed on kadunud. Tõelised pered on kaotanud oma lähedasi. Kuid kõigi nende sündmuste seost mingi salapärase jõuga pole kunagi tõestatud. Lõppkokkuvõttes ei pruugi Bermuda kolmnurk olla maailma kõige hirmutavam koht. See ei pruugi olla ka ookeani kõige ohtlikum osa. Selle tõeline jõud seisneb tema võimes äratada meie kujutlusvõimet. Sest iga kord, kui midagi jääb kohe seletamatuks, on inimestel loomulik otsida sügavamat põhjust. Ja võib-olla ongi see põhjus, miks legend elab tänaseni edasi. Mitte sellepärast, et Atlandi ookeani all oleks peidus mingi salajane jõud, vaid sellepärast, et Bermuda kolmnurk on saanud täiuslikuks näiteks sellest, kuidas ajalugu, tragöödia, teadus, meedia ja kujutlusvõime ühinevad, et luua üks kaasaegse aja kestvamaid ja kuunsamaid mõistatusi. Ja kui me eemaldame kõik legendid, jääb alles üks lihtne tõde. Bermuda kolmnurk ei ole eriline selle poolest, et seal midagi kaob. See muutus eriliseks tänu loole, mille maailm selle kohta lõi.